pinge Lähis-Idas on taas tugevalt tõusnud. 2026. aasta 22. aprilli esimestel tundidel ei ole Iraani jaoks kõige raskem mitte ainult diplomaatiline surve. See on tunne, et sõda võib ootamatult uuesti alata. Pärast relvarahu poliitilist kokkuvarisemist ilmus mitmeid uudiseid ja teateid, et Iraani režiim püüab rakette varjata, laskeseadmeid liigutada ja oma ründevõimet säilitada. Enne võimaliku Ameerika Ühendriikide pommitamiste taasalustamist. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga nüüd tahad sa kindlasti kanalile tellijaks hakata, et olla hästi informeeritud. Reaalajas teave, parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida kunagi nähtud, usaldusväärselt. Milson Alves. Praegu näeme valitsus tegutsemas nii, nagu nad usuksid, et järgmine rünnakute laine võib juhtuda ja nad annavad selle kohta nõuandeid. Trump tõstis taas häält, ütles, et loodab pommitamisi jätkata, kui kokkulepet ei saavutata ja pikendas seejärel vaherahu Pakistani palvel, kuid ei vähendanud survet merel. Just siin ongi asja iva. Toimunu ei olnud rahu taastamine, vaid vastupidi. Relvarahu kaotas poliitilise jõu, usaldus kadus ja Iraani režiim hakkas käituma nagu keegi, kes vajab ajavõitu. Kes on selle kõige keskmes? Ühel pool on Ameerika Ühendriigid. Donald Trump, tema sõjaline struktuur ja kehtestatud mereblokaad. Teisel pool on Teheran, islami revolutsiooniline kaardivägi ja režiimi kõige jäigem tuumik, kes lükkab tagasi igasugused läbirääkimised surve all. Kui Iraani juhtkond mõistab, et läbirääkimisruum väheneb ja sõjaline oht püsib, muutub tundlike varade varjamine peaaegu automaatseks reaktsiooniks. See ei ole rahulik stseen, vaid ellujäämisliigutus. Selle loo keskne punkt ongi see. Iraan tegutseb nii, nagu kardaks ta kaotada oma reageerimisvõimet. Ja just seetõttu omandab kahtlus rakettide varjamise, struktuuride ümberpaigutamise ja raketiheitjate säilitamise pingutuste suhtes nii suure kaalu. Kui Teheran usub, et pommitamised võivad uuesti alata, peab ta takistama oma peamiste ründevahendite hävitamist juba maapinnal. Loogika on lihtne. Esiteks hajutada, teiseks peita. Kolmandaks, raskendada Ameerika Ühendriikidel kõige leidmist ja hävitamist uue pealetungi korral. Just see käitumine toetabki praegu kõige tugevamat seisukohta. Režiim ei valmistu kindlaks rahuks. See valmistub uue sõjafaasi üleelamiseks. See olukord muutub veelgi tõsisemaks, sest Iraan jätkab avalikult jõu demonstreerimist samal ajal, kui kasvab arusaam, et ta püüab oma arsenali kaitsta. Reuters näitas, et Teheranis toimus just siis sõjaväeparaad rakettidega, kui relvarahukriis taas esile kerkis. Sellel on tohutu sümboolne väärtus. Režiim tahab oma sisepublikule ja maailmale näidata, et ta on endiselt relvastatud, endiselt püsti ja valmis reageerima. Aga selle demonstratsiooni taga on veelgi karmim tõlgendus. See, kes peab avalikult nii palju jõudu näitama, võib samal ajal kulisside taga kiirustades püüda päästa seda, mida ta kõige väärtuslikumaks peab. Paraad edastab väljakutset. Kulisside taga toimuv liikumine annab edasi kartust. Ja need kaks asja koos näitavad režiimi tugeva surve all. Selle kriisi keskel sai meri kõige selgemaks tõendiks, et vaherahu oli juba algusest peale rikutud. Sel kolmapäeval hõivas Iraan 2 alust Hormuzi väinas ja 3. pihta tulistati, teatas Reuters. See vastab küsimusele, kus see kriis muutub kõige ohtlikumaks. Mitte ainult Teheranis või Islamabadis, vaid Hormuzis, ülemaailmse energia kõige tundlikumas kitsaskohas. Ja see vastab ka sellele, kuidas režiim püüab võimu säilitada isegi piiramisrõngas olles. Ta kasutab väina survevahendina, ähvardab kaubavoogu ja näitab, et suudab endiselt külvata hirmu maailma jaoks elutähtsal marsruudil. Kui valitsus pingestab just kõige õrnemat kohta ülemaailmses kaubanduses, saadab ta selge sõnumi. Kui mina olen ohus, ei liigu keegi rahus. Mereblokaad karmistub, läbirääkimised takerduvad, pommitamiste jätkamise oht kerkib taas. Ja kuidas Iraan reageerib? Püüdes säilitada oma ründevõimekust. Küsimus, miks? Sellele on lihtne vastus. Sest režiim mõistab, et kui ta kaotab oma raketid, kaotab ta ühe viimastest viisidest hirmutada, kätte maksta ja hoida Ameerika Ühendriikide ja nende liitlaste kulud kõrgel. Hetkel, mil vaherahu hääbub.
kõik viitab samale pildile. Teheran ei käitu nii, nagu usuks turvalisse väljapääsu. Käitub nagu keegi, kes jookseb, et mitte olla tabatud ootamatult. Veel üks detail kinnitab seda tõlgendust. Ameerika Ühendriigid konfiskeerisid Iraani laeva Tosca ja julgeolekuallikad ütlesid Reutersile, et last sisaldas tõenäoliselt 2-kordse kasutusega esemeid, materjale, mida saab kasutada nii tsiviil- kui ka sõjalisel otstarbel. See ei kõrvalda iseenesest kõiki ringluses olevaid kahtlusi, kuid sobitub võimsalt sellesse suuremasse pilti. Kui on olemas mereväe surve, tundliku kauba konfiskeerimine, katkestatud kontaktid ja avalik uue rünnaku ähvardus, saab Iraani režiim veelgi rohkem põhjust kiirendada selle varjamist ja hajutamist, mida ta peab tulevaseks vastuseks oluliseks. Teisisõnu, mida rohkem piiramine pingestub, seda enam tundub loogiline teooria, et Teheran püüab päästa oma kõige väärtuslikumad varad enne, kui uus õhukampaania algab. Isegi Pakistani vahendamiskatse aitab seda õhkkonda näidata. Islamabad soovis teist läbirääkimiste vooru ja sai Trumpilt vaherahu pikenduse, kuid Iraan ei näidanud üles vajalikku kindlust, et muuta see tõeliseks edasiminekuks. Kahtlus osalemise suhtes, umbusk ameeriklaste kavatsuste suhtes ja blokaadi jätkumine muutsid pausi näiliseks. See oli algusest peale mõrk. Tulemuseks oli olukord, kus diplomaatia ei suuda usaldust luua ja sõjaline ettevalmistus tõuseb taas esiplaanile. Kui läbirääkimiste laud ei paku turvalisust, hakkab punker taas kõvemini kõnelema. Kui jutt ei veena, tundub peidetud rakett tähtsam kui diplomaatiline lubadus. Lõpuks näeme nüüd Iraani, mis ei jäta muljet kindlast rahust, vaid pigem nurka surutud režiimist, kahtlustav ja liikumises. Režiim, mis relvarahu kokkuvarisemise järel üritaks peita rakette, liigutada raketilansaatoreid ja säilitada oma ründevõime, sest usub, et Ameerika Ühendriikide pommirünnakud võivad taas alata. See ei ole enam rahulik ootamise faas. See on närvilise ettevalmistuse faas. Ja võib-olla on see kõige tugevam sõnum kõigist. Kui Teheran tegutseb niimoodi, ei ole see stabiilsuse märk. See tähendab, et sõda võib olla lähemal, kui ametlik retoorika püüab näidata. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla Milson Alvese kogukonnaga veelgi rohkem seotud.